Nii, ja hei sulle ja tere tulemast. Ja täna on meil selline huvitav teema, nagu me räägime motivatsioonist, motivatsiooni hoidmisest ja sellest, kuidas sina saad paremini motivatsiooni hoida igasuguseks selliste pikemaks edulooks. Nii et seda mult küsitakse päris palju, et Heidi, et ma ei tea, ma väsin mingist teemast või ma tahan muuta midagi või kuidas ma saan, et ta läheb, ma ei tea, igasugused keskkonnategurid tulevad sisse. Kas kodus on ju siis pere, lapsed, õues ilm näiteks on ju. Kõik need tegurid, asjad, teised inimesed, nende tegevus. Kuidas seda fookust siis niimoodi hoida, et motivatsioon ei kaoks? Ja ma otsustasin täna sellest sinuga siis täna rääkida. Nii et ole aktiivne, kommenteeri siin YouTube'is Heidi Blumbergi kanalil siin aktiivselt all, kui sa mind vaatad. Ja kui sa kuulad seda kiireelumuse podcastis, siis ma loodan, et see osa saab sulle olema väärtuslik. Nii et ütle mulle julgelt tšau ja räägime siis täna sellistel natuke raskematel teemadel, ütleme siis nii, aga ka, et mis ma näen, et on väga palju lahendusi toonud. Ja, ja see on minu arust, motivatsioon on üldse kõige olulisem teema, sellepärast kui sul motivatsiooni ei ole, sa lihtsalt nagu taandud arengus, et mitte ma isegi öelda, inimestena ei ole võimalik meil paigale jääda, vaid me areneme kas edasi või me areneme tagasi. Ja kui motivatsiooni siis ei ole, siis tegelikult ei ole võimalik ka siis saavutada seda pikaajalist edu ja püsivust, mida me siis väga nagu hindame. Ja kui sa oled alustanud kunagi suure hooga mõnda uut projekti või eesmärgi poole liikumist, kuid motivatsioon ajapikku kadunud, siis see episood on just sulle. Ja ma tahan sind kutsuda ka osalema aprillikuu väljakutses, see on 3-päevane väljakutse, minikoolitus nii-öelda, kuidas leida, hoida motivatsiooni pikemaajaliseks edulooks. Ja selle järel tuleb ka siis kiirelt elu muutades on ka selline hüpnoos, et kui sa tead, ma olen kliiniline hüpnoterapeut ja see väljakutse siis hakkab siis 21. aprillil. Nii et see on siis selline väga inspireeriv otseprogramm minuga, mis aitab sul avastama oma motivatsiooni tõelised allikad ja hoida seda kõrgel ja saavutada oma eesmärgid järjepidevalt. Nii et see on siis võimalik sul liituda, kui sa lähed www.heidiblumberg.ee/aprill. Ma panen siia alla ka selle lingi ja kui sa siin YouTube'is vaatad, siis väga tore, kui sa tuled. Ja täna annan sulle väikese eelvaate sellest, mida siis sa õpid selle väljakutse jooksul ja jagan praktilisi nõuandeid, mida sa saad kohe siis rakendada. Ehk siis motivatsiooniallikad ja kuidas neid siis avastada. Nii et motivatsioon on siis see sisemine jõud, mis paneb meid tegutsema, kuid sageli me ei mõtle selle üle, kust meie motivatsioon tegelikult tuleb. Nii et kas või lapsed on ju, nad hakkavad midagi tegema, kas see on pahandus või see ei ole pahandus, hakkavad midagi tegema, aga kuskilt see mõte nagu tuleb ja midagi nad hakkavad tegema. Nii et kas see võib olla siis kõikidel inimestel motivatsioon võib olla siis väline või sisene. Väline motivatsioon on siis näiteks soovida rohkem raha või saada tunnustust või saavutada midagi suurt või siis on see sisemine motivatsioon, et soov tunda rahulolu, kasvada inimesena ja elada kooskõlas oma väärtusega. Nii et mõlemad on olulised, kuid tõeline püsivus tuleb siis, kui sa leiad oma sügavama miksi. Nii et sügavam miks on väga-väga oluline, et asju teha. Nii et mida sa täna võid teha siin, kui sa vaatad seda videot siin Heidi Blumbergi YouTube'i kanalil või kuulad seda podcast'i, siis võta endale hetk ja küsi endalt, miks ma tahan saavutada oma eesmärki. Ja ma soovitan võtta täiesti kaustikku ja kirjutada üles siis 3 põhjust, mis sind kõige rohkem inspireerivad. Näiteks, kui sinu eesmärk on alustada oma ettevõtet, siis võib sinu miks olla soov pakkuda oma perele näiteks paremat elu, aidata teisi inimesi või lihtsalt tunda vabadust või iseseisvust. Näide minu elust, et kui ma alustasin oma mentorluse coaching'u äriga, oli minu miks aidata inimestel saavutada oma unistusi ja luua elu, mida nad armastavad.
nii et see hoidis mind motiveerituna isegi siis, kui ma tundsin, et tahan alla anda, nii et kõikidel ettevõtjatel samamoodi mina olen vahepeal mõelnud, et ma ei viitsi seda jama kaasa teha, mis kui on nagu, ma ei tea, töö juures mingid jamad, mingi inimene muutub bitch'iks, on ju, ka seda juhtub tiimides, on ju. Jumal küll, mille pärast ma seda teen, on ju. Või siis lihtsalt ongi keegi nagu kriitik või keegi lihtsalt kopeerib sind, siis vahepeal tuleb see kurgumulguni nii-öelda, on ju, et ja mis minul väga palju aitas, on siis see, mida ma olen ka stardi.ee membership'is õpetanud, on siis, kuidas luua endale see visioonitahvel. Ja panin sinna siis need pildid ja sõnad, mis meenutasid mulle, miks ma üldse midagi alustasin. Ja absoluutselt see muutis kõike, nii et praegu ma iga-aastaselt teen visioonitahvleid, et kui sa oled stardipunktis, siis sa oled neid minuga kaasa teinud. Iga aasta me teeme seda ja võid vaadata ka korduseid, seal on sellised tunnised videod, kus me neid teeme koos, nii et sa võid, kui sa ütled, kuidas seda õigesti teha, kuidas seda energiat joonda, siis stardipunkti membership'is on see kõik olemas. Nii et kuidas siis hoida motivatsiooni pikaajalistes eesmärkides? Motivatsiooni hoidmine nõuab kahte asja. Kõigepealt need harjumused ja siis ka need väikesed võidud. Ja kui sa lood endale igapäevased rutiinid, mis toetavad sinu eesmärke, sa ei pea iga päev motivatsiooni otsima, sa lihtsalt tegutsed. Näiteks kui sa tahad kirjutada raamatut, siis tõesti, mul on siin valmis raamat, on ju. Ma iga päev siis kirjutasin, võtsin 15 minutit aega, et see raamat kirjutada. Nii et see ei tundu palju, aga aja jooksul viib see siis tõesti finišisse. Väikeste võitude tähistamine. Ära oota, et sa tähistad alles siis, kui oled saavutanud siis selle suure eesmärgi. Tähista iga väikest võitu. Ja kui sa kaotad näiteks, kui sa tahad näiteks tervisega töötada, siis kaotad 1 kilo, tähista seda. Kui sa saad näiteks uue kliendi, tähista seda. Kui sa, need väiksed võidud aitavad sul anda siis energiat ja motivatsiooni edasi liikuda. Motivatsioonitapjad on näiteks üks suurimaid motivatsioonitapjaid on perfektsionism. Ja kui sa ootad, et kõik peab olema täiuslik, siis sa ei alusta kunagi või annad liiga vara alla ja luba endal teha vigu ja õpi neist. Edu ei ole sirgjooneline, sellepärast et see on absoluutselt täis tõuse ja mõõnasid ja ka sellist asja, kui sa punnid vastu ja see on täiesti normaalne. Ja väline keskkond absoluutselt mõjutab seda kõike, et see ongi lifestyle äri, on ju, mida sa teed või see ongi sinu lifestyle, mida sa teed, et pikaajaliselt sa pead mõtlema, et okei, kui kaua ma luban endal näiteks leinata või kui kaua ma luban endal mingis etapis olla, sest noh, põhimõtteliselt seal etapis olek on illusioon, tegelikult sa taandarened, on ju. Siis täna tahtsin veel rääkida ka eesmärkide jaotamisest ja mis on siis see jätkusuutlik edu. Eesmärkide jagamine väikesteks sammudeks aitab väga palju. Näiteks kui sinu eesmärk tundub liiga suur või hirmutav, siis jaga see endale väiksemateks sammudeks ja näiteks kui sinu eesmärk on alustada oma ettevõtet, siis esimene samm võib olla äriplaani koostamine, teine samm võib olla siis näiteks veebilehe loomine ja kolmas samm näiteks esimese kliendi leidmine. Iga väike samm viib sind lähemale suurele eesmärgile. Teadlikult planeerimine on ka hästi oluline, näiteks planeeri oma nädal nii, et iga päev oleks vähemalt üks tegevus, mis viib sind lähemale sinu eesmärgile. Näiteks kui sa tahad parandada oma tervist, siis planeeri iga päev näiteks 30 minutit liikumist või vali tervislikud toidud, mida sa sööd, on ju. Kui sa tahad kasvatada oma äris, planeeri iga päev üks tegevus, mis toob sulle uusi kliente. Nii et kui sa tuled jah, meil aprillikuu väljakutsele www.heidiblumberg.ee / aprill on siis tõesti, kuidas hoida ja leida ja hoida seda miksi, kuidas seda ennast nagu sütitada, et seal miks on igal juhul kõikides inimestes olemas, seal võivad olla emotsioonid, depressioon, lootusetus, sa ei usu oma eesmärki, mis sul seal siis kõik all on, et seal me lähemegi selle sisse, et kuidas jagada oma suured eesmärgid väikesteks sammudeks ja hoida motivatsiooni kõrgel kogu teekonna jooksul. Ja eks siis esimesel päeval me siis väljakutsel uurime, kust tuleb sinu motivatsioon ja kuidas seda tõelised allikad üles leida. Teisel päeval keskendume sellele, kuidas hoida motivatsiooni ka siis, kui algne põnevus kaob. Et algne põnevus 100% alati kaob.
on ju. Et alati sa pead arvestama, et põnevus ei saa olla see, mis viib sind edasi. Ei suhetes, ei abielus, ei lastekasvatuses, ei töös. See põnevus lihtsalt kaob ära ühel hetkel. Ja see ongi, kui sa oledki see dopamiini laksu all, kindlasti kuulama podcast'e, kus ma olen rääkinud siin sellest dopamiini lõksust, on ju. See ei ole normaalne, et sa lähed uutele jahimaadele, on ju. Põnevus kaob või midagi, siis see on ajutine, siis tuleb leida see miks jälle üles, on ju. Nii et 3. päeval me õpime, kuidas jagada oma suured eesmärgid väiksemateks sammudeks ja hoida edusammud järjepidevad. Nii et kui sul see miks on ära kadunud, on ju, see power, see põnevus, siis see lihtsalt seal on vaja see äratada uuesti see põnevus, on ju. Nii et kui ma olen pikaajalises abielus Levisega üle 20 aasta, tähendab seda, et ma ju kogu aeg ju, see ei ole nagu suhe, ei ole nagu spa, ta on pigem nagu džimm ikkagi, on ju. Et nagu jõusaalis käimine, on ju, et sama on ka tööga, on ju, see ei saa olla, et oo, et ta täiesti nii lihtne, mitte midagi tegema ei pea, on ju, nii nagu fun, on ju, kõik ei ole tegelikult nii, et tegelikult on ka see, et ma peangi istuma selle kliendiga, kui tal on väga niru alla, on ju. ja, ja mikspärast me ei ole tegelenud enese tervendamisega, mikspärast inimesed ei tervenda ennast? Väga suur põhjus on, see on väga vastik, me ei taha teha vastikuid halbu asju, sa pead tegelema nende halbade emotsioonide, halbade teemadega, on ju. Sellepärast ongi need tervenemiskõned, on ju, et kui sa ei ole veel märtsikuu või maikuu tervenemiskõned ennast kirja pannud, siis meil on see igikestev link, kuhu sa saad tervenduskõnedele tulla, siis aasta läbi on siis me lihtsalt muudame seal kuupäevi, on ju. www.heidiblumberg.ee tervendus, on ju, et see on juba maikuu kuupäevad on meil praegu väljas. Nii et see on täiesti tasuta sulle aga kui sa tahad nagu sügavamat tööd teha, siis on meil uskumuse programm, see juba algab 21. märts ja nüüd on nii-öelda veel soodushind, eriboonused, on ju. Nii et kindlasti tule osalema www.heidiblumberg.ee uskumused, on ju. Nii et see on siis tõesti 10 nädalat väga aktiivset sisutööd, aga need halbad emotsioonid on vaja ära töötada, sellepärast et nad ei kao ise mitte kuskile. Nad ei kao, nad hakkavad oma elu elama täiesti totaalselt sind alla tõmbama, sind saboteerima, see ei kao mitte, need halvad emotsioonid ei kao mitte kuskile. Sa võid nad nii-öelda teki alla peita, aga nad hakkavad seal täiesti oma elu elama, on ju. Nii et ei ole nagu vajadust neid, pigem just toome neid valguse kätte, on ju, toome neid nii-öelda nähtavaks sulle, on ju. Ja, ja tõesti, absoluutselt, kui sa tahad tulla aprillikuu väljakutsele, siis tule, esimene võimalus ongi siis kohe nüüd liituda ja teine on siis ka tule uskumuste programmi, on ju. Ja lõpetuseks tahan sulle öelda, motivatsioon ei ole midagi, mida sa lihtsalt leiad. See on midagi, mida sa lood, on ju. Ma loon endale selle motivatsiooni, et minu jaoks näiteks on motivatsiooni loomisel hästi oluline ka näiteks, et minu keskkond, on ju. Mulle meeldib ilus keskkond, on ju, mulle meeldivad fancy'd asjad, mulle meeldivad head lõhnad, mulle meeldib ilus, on ju, kõik on nagu, kõik peab väga esteetiline olema minu jaoks, et ma olen selline natukese kunstiinimene, on ju, et ja see aitab mul luua, on ju, kui see on nagu esteetiline, rahulik, rõõmus, ei ole stressi, on ju, kõik see asi, on ju. Ma pean endale loomiseks kõik selle hästi minimaalseks võtma, on ju. Nii et aga mis on sinu see keskkond, on ju, me käime kõik seal väljakutsel läbi, et mis sul peab täpselt olema, kuidas see muuta selliseks, et see on ju selline, on ju. Sest no absoluutselt, ma olen 4 lapse ema, on ju, et kas mul on nagu noh, inimesed, kellel isegi 1 laps on, nad ütlevad, et nad ei saa nagu muuta ennast oma keskkonda kuidagi teistmoodi, on ju, noh. Tegelikult on, ükskõik kui palju sul on lapsi, ükskõik kui palju, kui ärev on see töö, kui palju sul on raha, see kõik ei loe. Sa pead selle enne muutma ära, enne kui sa hakkad tegema muutusi, on ju. Nii et seda kõik me räägime siis seal väljakutsel, et mis on need asjad, mis peavad muutuma selleks, et sina saaksid olla siis selles oma kõrgemas energias, oma parim mina, parimas asjas, et seal on mingid kindlad tingimused igaühel meist, on ju. Nii et kui sa neid ei tea, kui sa neid ei austa, kui sa neid ei arvesta, võib-olla sa kuulad seda ja sa võid öelda, et jaa, ma tean, et mulle meeldib, ei tea, tööks ajal korras laud või korras tuba või mingi selline asi või et murevaba elu, on ju, et sa pead selle enne saama, enne kui see motivatsioon sulle päriselt peale tuleb. Aga, aga samas sa pead nagu aru saama ka seda, et see motivatsioon ei tule niimoodi lambist, on ju, et sul kõik on nagu ideaalne, siis see asi tuleb, on ju, et seal on nagu tegelikult on nagu selline väga-väga selline huvitav jutt sellest edasi, on ju.
Nii et sa pead looma endale selle motivatsiooni, on ju, iseenda sees, on ju. Ja see algab sinu otsusest, sinu miksist, sinu igapäevasest tegudest ja sa oled võimeline absoluutselt, ma usun, 100% kõik inimesed on võimelised saavutama kõike, mida sa iganes tahad. Usu endasse ja astu esimene samm juba täna, on ju. Nii et kui see episood inspireeris sind, siis jaga seda kellegagi, kes võiks sellest kasu saada ja ära unusta registreerida väljakutsele. See võib olla sinu elu muutuse algus. Ja ma julgustan sind ka siis visioonitahvlit tegema, kui sa tahad tunnist videot, siis see on leitav siis stardi.is, www.stardi.ee, mine vaata, mis koht see on ja ma arvan, et kui sa sinna juba liitud, siis sa nagu hakkad nagu päriselt ka asjadega oma elus tegelema. Sest seal on step by step juhised, kursused, asjad kõik seal sees, nii et see on nagu Netflix sul läbi teha siis selliseid asju, eks. Okei, aitäh kuulamast, vaatamast, kommenteerima, kaasa pane like ja pane follow mulle siia kanalile, kui sa Youtube'is vaatad. Tšau.